Ja tere õhtust taas kord. On seda aastanumbrit jäänud veel küll 10 päeva, aga Grand Liiga viimane kohtumine, 7. vooru viimane, selle aastanumbri viimane kohtumine on teie ees kohe-kohe lahti minemas. Vaatame üldise tabeli seisu. Oi kui hästi ja kukutakse, kas on penalti? Tundub, et on, teenib selle. Number 24, Christopher Kask ja kas vaadatakse üle ka? Kui täpselt lüüa ja kõvasti, siis peaks olema 1-0, Merivälja on läinud rohkem mööda kui siis, kui posti tabas. Nii hea sööt ja löö ja on pall 2-0 ja Rando Tamm ööb oma selle mängu teise, kui esimene tuli penaltis, siis nüüd tuleb mängust. Pallivera otsib oma esimest, ei saa kuidagi palli mängu pandud, kas jõuab 4 sekundiga. Jõuab ja ei tule korralik löök seal välja Rena Mihkelsonil tagaposti juures. Nii, teise mees üksinda ja Prostang. Nii. Ei lähe see sööt läbi. Ja nüüd on Palliverel võimalus ja kas tuleb käsi, seal oli, nõutakse kätt, aga ei mitte. Nii, mängida 6.46 esimest poolaega. Nii, videokordus. Vaadatakse seda. Nii. Ei. Täna kõik need eelmised 4 mängu on lõppenud ühe meeskonna paarit. Oi, kui hea löök oli seal Kristen Toomilt, aga sai ka Oliver Wunder käed vahele. Kõik on lõppenud ühe meeskonna tasavägist kohtumist. Nii, Merivälja ja palliga ja sööt ja nüüd ja tagasi ja pall on väravas. Ise alustas, ise lõpetab ja Karl Kane viib juba 3-0 FC Merivälja juhtima, nii et Palliverel on viimane aeg, kui nad tahavad midagigi siin teha. Nähtage ilusti, ise alustas ja saab sööduga tagasi Rando Tammelt, kes on 2 väravat löönud. Habemega vana tuleb. Ei, osavalt mängitud sinna alla, aga praegu esimese poolaja 2-0 ja kogu kohtumise 3-0 võidab FC Merivälja ja saab tabelisse 3. võidu ja tõuseb tabelis 11 punktiga 5. kohale.